Tere teile kõigile ja alustuseks siis mina olen Janne ja olen siis kaksikleegi teekonna õpetaja ja olen siis naiste koolitaja ja Pühaliidu teejuht. Nii et ma sain tegelikult sellise väga huvitava küsimuse ja ma tahan sellele vastata. Ma ei ole ammu teinud kaksikleegi teemalisi videosi, aga mulle tuli siis kellegi käest selline küsimus ja ma tahan sellele siis anda vastuse. Nii et aitäh, kes sa mulle kirjutasid ja võite mulle siis saata neid küsimusi, siis ma tean, millest saadakse aru, millest ei saada aru, mis tekitab segadust ja millest ma võiksin rääkida. Nii et küsimus on siis, mida tunneb kaksikleek? Mida tunneb siis see kaksikleegi niinimetatud põgenev poolus? Kõigepealt hakkame siis algusest, päris algusest peale. Nimelt mul on siis siin telefoni notesides on märkmed selle kohta tehtud. Kõigepealt, mis on kaksikleek? Kaksikleek on siis üks hing, mis on polariseerunud kahte erinevasse, ongi siis nagu plussenergia laeng ja miinusenergia poolus. Ja kaksikleegi teekond algab siis nende energeetikate aktivatsiooniga. Ja aktivatsiooni järel nad põrkuvad omavahel lahku. Nad ei saa enam tavalist teed pidi kokku tulla. Nad tulevad tavaliselt korraks kokku ja siis lähevad uuesti laiali. Nii et seal tekib selline väga valus, väga frustreeruv tõmbumine, tõukumine, kus siis tundub nagu üks oleks nagu üks siis ajaks taga ja nagu teine jookseks eest ära. Niimoodi see tundub ja niimoodi väga tihti räägitakse kaksikleekidest. Nii et tegelikult on siis niimoodi, et tegemist on üks hing, suruv poolus ja tõmbuv poolus. Ja sina, kes sa seda videot praegu kuulad, oled suruv poolus. Sina oled see, kes otsib siis vastuseid ja tema tõmbuv poolus sellest teekonnast tegelikult ei pea midagi teadma ja ta ei tea sellest eriti midagi. Nii et selline on selle teekonna ja protsessi sisu. Veel kord, kaksikleek on spirituaalne ärkamine ja spirituaalne joondumine. Nii et kui mind kuulavad praegu teised erinevad terapeudid, siis nad ilmselt hammustavad läbi ja aimavad, et siin on tegemist siis kahe erineva kiindumusviisiga. Üks kaksikleegi esindaja on siis vältivam pool ja teine, sina, kes sa kuulad seda, oled rohkem ärevam pool. Niimoodi see vähemalt tundub. Aga ma ikkagi korrigeerin siin. Kaksikleek ei ole ainult ärev ja vältiv kiindumusviis, vaid kaksikleek on spirituaalne valgustumisprotsess. Spirituaalne joondumisprotsess, kus üks hing polariseerub, aktiveerub ja käivitub alfa ja oomega energeetika ning vaimne ärkamine, ülemeeleline ärkamine, ülemeeleline joondumine, mis lõpuks viib sind siis hingega väga lähedasse kooskõlla, mille käigus sa pead need vastandpoolused enda sees ära tasakaalustama ja sinna siis teekond on üsna, see on raske, see on väga raske, aga see juhatus ja tõde on väga-väga lihtne, mida ma siis ka õpetan oma kursusel. Niimoodi, mida siis tunneb see niinimetatud põgenev kaksikleek, see, kes sellest teekonnast näiliselt midagi ei tea. Teda kutsutakse laias internetis ka niinimetatud jumalik meesenergia. See ei pea üldse olema mees, see võib olla ka naise kehas see energia. Ma võtan selle küsimuse pulkadeks lahti, olge siis kannatlikud. Esimene koht kohe, ma pean sulle ütlema, nimelt see küsimus, kui sa seda küsid, tuleb juba sinu suruvast energiast. Ja kaksikleekide puhul on niimoodi, et kui sina surud, siis tema tõmbub. Sina surud, tema tõmbub. Nii et juba küsides seda küsimust, sa paned oma kaksikleegi jooksma, sa paned ta sinust eraldi ja lahus olema.
Nii et nii kaua, kui sa küsid neid küsimusi, siis te kokku tulla ei saa. Ma tean, et see on hästi frustreeruv. Kuule edasi. See küsimus tuleb siis sinu suruvast energiast ja me tahame selle energia täiesti ära vaigistada. Me tahame selle energia ära tasakaalustada. Me tahame saada sinu tähelepanu temalt ära. Nii et nüüd ma siin videos, ma korra vastan, selle video lõpupoole ma vastan sellele küsimusele. Ma annan tõese vastuse, aga ma tahan, et sa mõistaksid, et sul on vaja sellest küsimusest lahti saada. Teine punkt on see küsimus takistab sinu arengut sellel teekonnal. Nii kaua, kui sa niimoodi mõtled ja niimoodi küsid, siis sa tegelikult püsid paigal seisus, sa ei arene edasi. Ja kui sina oled paigal seisus, siis teie püsite lahus. Edasi, see küsimus hoiab sind lahus iseenda kõrgemast. See hoiab su hingest lahus, see hoiab sinu tõelisest sinast lahus. Ja kolmandaks, see küsimus hoiab sind lahus kaksikleegist. Kaksikleek ei saa tagasi tulla, kuni sa esitad neid küsimusi. Nii et teeme siis niimoodi, et ma vastan sellele kiiresti ära, aga sa pead mõistma, et kaksikleegi teekonna tuum on siis saada temalt tähelepanu ära, tuua see tähelepanu iseenda sisse, enda elule, enda igakülgsele arengule, leida hingerahu enda seest ja alles siis, kui sina oled leidnud sügava kohalolu, olemise ja hingerahu, siis tuleb kaksikleek kokku. Tegelikult ta tuleb isegi natuke varem, tuleb su reaalsusesse, aga liitu ei tule enne, kui su energia on täielikult su enda sisse tagasi tulnud. Nii et tuum on siis tegelikult enesearmastus ja enesearmastus selle kõige sügavamas spirituaalses tõetruus tähenduses. Nii et rahuldame siis meie uudishimu, mõtleme selle koos läbi ja peale seda videot siis unustame ära selle teema. Vastus on siis selline, sina oled selle küsimusega, oled enda keskmest väljas ja oled suruvas energias. Ja kui üks kaksikleek surub, siis teine kaksikleek tõmbab. Sina surud, tema tõmbab. Ja jätkub see pöörane tõmbumise, tõukumise, põgeneja, tagaaja selline tants. Peale hingeaktivatsiooni ehk kui teie polaarsused, vastandpolaarsed energiat põrkuvad, siis sinu niinimetatud siis põgenev kaksikleek, ta ei saa sinust ja teist mõelda. Sina, kes sa seda kuulad, sina ei suuda mitte millestki muust mõelda ega midagi muud teha. Sinu kaksikleek ei suuda sinust mõelda ja teist mõelda. Tema suudab teha kõike muud, hoida oma tähelepanu igal pool mujal, aga mitte sinul. Kaks vastandenergeetikat. Kuule uuesti. Sinu tähelepanu on ainult ja ainult temal ja üldse mitte kõigel muul. Ja tema tähelepanu on absoluutselt kõigel muul, välja arvatud sinul. Siit tulebki suruja, tõmbaja, kaks vastandlaengut. Seni kaua, kui sina küsid, mõtled, googldad kaksikleekide kohta, otsid vastuseid tema kohta, psühhologiseerid seda kaksikleegi teekonda või tema käitumist, tegeled väljast küsimisega, teed tarolugemisi tema kohta ja seda teevad peaaegu kõik, eks ju. Kusjuures vahest harva, võib-olla ühe korra selle teekonna jooksul teeb ka niinimetatud siis tõmbuv kaksikleek, teeb lugemist sinu kohta, aga pigem see on harvem. Sina siis, kui sa teed tarolugemist tema kohta, see on täielik suruv energia. Kui sa tahad teda muuta läbi oma teadmiste,
Näiteks väga palju on eneseabi kogukonnas on siis inimesi, kes just nimelt need suruvad kaksikleegid, nagu ma isegi kunagi olin, õigemini kaksikleegi suhtes sa jääd alati suruvaks pooluseks, see ei muutu, aga koos saavad nad olla ainult täielikus tasakaaluseisundis. Ja mina olen oma kaksikleegiga koos 9 aastat abielus ja peale seda teekonda 4 aastat tasakaaluseisundis. See tähendab, meie vahel ei ole surumist, tõmbumist enam, sest mina hoian kaksikleegi liidu teadvustasandit ja energiate balanssi. Nii et see on võimalik, see on väga raske, aga see on tehtav. See on tehtav ja ma võin aidata sind sellesse kohta. Nii et tema ei saa sinust mõelda, kui sina temast mõtled. Kaksikleek on siis sinu tagurpidi peegel. See ei toimi nagu kõik teised suhted, see ei toimi nii nagu tavalised suhteõpetused. Nii et lõpeta nende tegevuste tegemine, sest et muidu te ei saa enam kokku tulla. Tema mõtleb kõikidest muudest asjadest ja nüüd siis küsimus, mida sa esitasid, et mida ta tunneb. Mida siis põgenev kaksikleek tunneb, niinimetatud jumalik meesprintsiip. Ja nüüd pange valmis, tuleb siis ka vastus, mida ta tegelikult tunneb. Nii et põgenev kaksikleek tunneb, ta tunneb segadust, tohutut segadust, ta tunneb ülekoormatust. Ta otsib rahu, aga ta ei leia seda rahu mitte kusagilt. Ja siin ma ütlen, senikaua kui sina ei leia rahu, siis tema ei leia rahu, aga te olete erinevates kohtades, eks ju, et omavahel kommunikatsioonis te ei ole sel hetkel. Ta tunneb ennast survestatuna ja ta tunneb, et seda kõike on liiga palju. Ta ei oska seda võib-olla sõnadesse panna, ta ei pane seda sõnadesse. Ta on harjunud asjadega üksinda hakkama saama, tema ei lähe kellegagi rääkima sellest, ta ei saa sinust rääkida, selline on selle energia iseloom, et kui sina lähed ja räägid, tema ei saa sellest rääkida. Ja ta tahab pääseda selle tunde eest, mis teda siis tegelikult sees nagu närib ja surub. Väga intensiivsetel hetkedel, kui sina tunned ja koged obsessiivset mõtlemist, mis käib kaksikleegi ärkamise ja kaksikleegi teekonna juurde, siis tema tunneb ennast lämmatatuna. Te olete füüsiliselt lahus, aga tema tunneb lämmatatud tunnet. Sina oled obsessiivne, tema tunneb lämmatatud tunnet. Ta võib alguses esialgu näiliselt tunda kergendustunnet, kui te olete laiali põrkunud, aga see ei ole tõde, see on pealispind. Selle näilise kergendustunde all tunneb ta närivat üksindustunnet, mida ta ei tunnista mitte kellelegi ja mida ta ei jaga mitte kellegagi. Ja see siis on sulle vastus, mida tema tunneb, et ma võin isegi öelda, et mõnes mõttes sinu käitumine on selline, et sina lähed abi otsima, sina satud selgeltnägijate juurde, energialugejate juurde, minusuguste juurde, aga tema ei satu sinna reeglina. Tema on harjunud siis üksinda asjadega hakkama saama ja energia iseloom siis on see, et tema elab seda seespool läbi, jah. Ja kui sa siis vajad abi kaksikleegi teekonna ja selle protsessi mõistmisel, kui sa vajad abi energia tasakaalustamisel, sest siin on ainult üks viis, väga spetsiifiline viis, kuidas seda energiatööd teha, sa teed energiatööd endaga, sa teed teie ühisväljaga, sina pead lõpetama selle survestamise ja tema peab lõpetama, mitte ei pea, vaid see juhtub. Kui sina päriselt tuled oma meeleenergiast välja, siis tema lõpetab selle veidra käitumise ja eemaldumise. Nii et võtta siis ühendust ja mul on kaksikleegi alkeemia kursus on praegu soodushinnaga saadaval, et kogu info on siin all siis kastis.
ja saatke mulle küsimusi, kes siis päriselt on sellel kaksikleegi teel, sellepärast et vähesed kogevad seda teekonda. Kõik inimesed varem või hiljem peavad kogema kaksikleegi ärkamist, aga praegu ikkagi väga vähesed teevad seda läbi. Nii et siis ma tean, kus te omadega olete ja mul on põhjust tulla siia järjekordsete videotega. Senikaua aga olge hoitud, kõike ilusat ja varsti kohtume.